Mina töötasin Malaysias ajal, kui tehasetööline teenis keskmiselt $2 päevas. Tänapäeval tundub see naeruväärselt madal palk, kuid tol ajal see oli tavaline ja vastuvõetav. Nagu minul oli ka paljudel inimestel õues papaiapuu ning lahtisest aknast sai korjata küps papaia ja nautida toitvat ja maitsvat ja tasuta hommikusööki. Kala ja mereanded olid saadaval peaaegu sama hinna kui konks, õngenöör ja sööt või lihtne võrk. Töötajad liikusid kergesti ühelt töökohalt teisele. Keskmine tööstaaž tüüpilises tehases oli vähem kui 1 aasta, kuni tööd oli leida kõikjal. Avatud tööturg oli soodne nii töötajatele kui ka tööandjatele. Aga tänapäeva Venemaa läheneb praegu kiirelt murdepunktile, kus palkade kiire tõus võib hukata riigi majandust. Palgatõus, mida iga töötaja armastab, pole alati hea asi. Venemaa palgatõus on olemuslikult jätkusuutmatu ja seetõttu on see tegelikult väga halb uudis keskmise venelasele. Pikas perspektiivis liigub pendel kindlasti vastassuunas ning töötus tõenäoliselt hüppeliselt kasvab. Eriti veel, kui sõja lõpeb ja sõdurid tulevad koju. Tavaliselt töötuskriisi peame selleks, kui töötus on liiga kõrge ja töölised ei suuda tööd leida. Kuid praegu on Venemaal hoopis vastupidine probleem. Töötus on liiga madal ja töökohti on liiga palju. Pole enam töölisi, kes asuks vaba töökohtadele tööle. Esmapilgul võib see tunduda hea asjana, kuid pikas perspektiivis majandusele võib töötute vähesus olla laastavam. Viimasel ajal on Vladimir Putin oma rahvale uhkeldanud, et Venemaal on praegu sisuliselt nulltöötus. Ja see on tõsi. Venemaa töötuse määr on praegusel kuul nii madal, et esmapilgul tundub see tõesti hea uudisena. Kuid vaadates, kuidas madal töötuse määr ettevõtetele mõjub, muutub pilt keerulisemaks. Hetkel ei suuda paljud Venemaa ettevõtteid leida piisavalt töötajaid ja tööliste puudus tekitab tõsiseid probleeme, eriti Moskvas, kus 9 töökohale on ainult leida 1 töötaja. Sellise olukorraga on ettevõtetel raske jätkata tegevust, rääkimata tulevikuks arenemist. Ajaloos on näiteid, mis juhtub ühiskonnale, kui tööliste ja töökohtade tasakaal on üleliia ära nihkunud. Must katk Euroopas tappis lühikese aja jooksul 30–50% Euroopa elanikest ja seetõttu tekitas ühes suurima tööjõupuuduse. Katk vähendas oluliselt töövõimeliste inimeste hulka ja on ajaloolasi, kes usuvad, et must katk lõi tingimused, mis viisid demokraatiani Euroopas. Varasemalt polnud talupoegadel palju võimalusi feodaalisandate kontrolli all, aga pärast katku avastasid talupojad, et neil oli rohkem mõjuvõimu. Feodaalisandad ei saanud rikkaks ilma töötajateta ning töötajaid oli vaja meelitada suuremate õiguste ja palkadega. Esmakordselt tundsid vabadust inimesed, kes polnud sellega harjunud ja see väljendus lõpuks demokraatias. Tööolukord Venemaal pole väga erinev. Suur tööjõupuudus sunnib ettevõtteid suurendama palkasid ja pakkuma töötajatele paremaid tingimusi, et hoida neid ettevõttes. See olukord võib kõlada hästi, kuid tegelikult on see jätkusuutmatu ja majandusele kahjulik. Pidev palgakasv, mis ületab tootlikkuse tõusu, viib lõpuks hinnatõusuni, majanduse ülekuumenemiseni ja inflatsioonini. Elu muutub kallimaks ja toob kaasa töötajate rahulolematuse, sest isegi suuremad palgad ei suuda kompenseerida kasvavaid kulusid.
Kuigi töötajad võivad lühiajaliselt kõrgematest palkadest rõõmu tunda, tuleb tulevikus vältimatu tagasilöök, mil töötus hüppab järsult ja paljud jäävad tööta. Tööliste puudus viib ettevõtete sulgemiseni või tootmise vähendamiseni, mis omakorda tekitab laialdase majanduskriisi. Venemaad pitsitab ka sanktsioonid, mis piiravad riigi majanduslikke võimalusi. Paljud välismaised ettevõtted on Venemaa turult lahkunud, mistõttu on siseturul kauba ja teenuste puudused, mida on raske täita, kui töölised puuduvad. Paljud ettevõtted võitlevad, et ellu jääda ja see olukord halveneb veelgi, kui töötajate puudus jätkub või suureneb. Lõpetuseks tahan rõhutada, et kuigi töötuse madal tase võib tunduda hea uudisena, on see Venemaa jaoks vaid ajutine nähtus, mis peagi muutub. Praegu peavad venelased olema valmis selleks, et praegune palgatõus ja töötuse madal tase ei kesta igavesti. Nad peaksid valmistuma tuleviku jaoks, kus olukord muutub dramaatiliselt.